Tere hommikust kõik minu lõustaraamatussõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna siis 10. november aasta 2022 ja järjekordselt on mul aeg rääkida iseendaga. Ehk põhimõtteliselt vaatan taevasse või vastu seina, vahet ei ole. Ma lihtsalt räägin ja see jutt läheb kõik minu isiklikku kartoteeki, siis fonoteeki digitaalsesse, audiovisuaalsesse ajalooraamatusse. Ja kes veel ei tea, miks ma selliseid asju teen, mõned on küsinud, et kas nagu ära ei tüüta, et sellest nagu nii mitte midagi kasu ei ole. Aga ei inimesed, ma ei tee seda sellel eesmärgil, et keegi hakkaks nüüd mind järgima või keegi hakkaks siis mingite minu mõtete, minu nägemuste taustal mingisuguseid otsuseid vastu võtma, ei. Ja see kuulamine on ka praegust täpselt vabatahtlik, kes tahab, see kuulab, kes ei taha, see ei kuula. Aga mida ma tahan täna rääkida, on see lühikokkuvõtte nendest asjadest, mis ma lõustaraamatusse olen nüüd postitanud viimastel päevadel. Need on väga huvitavad teemad. Ja mind väga huvitab tõde maailmast, see tõde, kus me elame, kui palju see on selles valet, kui palju on selles õigust, kui palju on manipulatsiooni, kui palju on ajupesu ja nii edasi. Olete ilmselt pilgud peale heitnud, kes jälgivad minu lõustaraamatut, et neid teemasid ma olen lahkanud siis alates Hiinast, Ukrainast, Venemaast rääkimata kuni USA-ni välja, Inglismaa, Euroopa. Ja ma olen alati nagu hämmingus, et missugusesse infosulgu on pandud inimesed siis nii-öelda selle hübriidsõja, tulise sõja, infosõja taustal. Nagu te kõik teate, absoluutselt kõik Vene kanalid on blokeeritud Eestis, Lätis, Leedus, võib-olla terves Euroopas, ma ei tea. Nii et tegelikult sellele informatsioonile, mida siis räägitakse Venemaal, mida arvavad venelased kõigest sellest maailmast, kõigest sellest hullunud maailmast, sõjast, rahust. Meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust ligipääsu, me elame nagu Põhja-Koreas ja see nagu innustab ja ajendab mind uurima siis neid tegelikke põhjuseid, miks nii tehakse, miks meile antakse ainult üks kindel koridor siis tuleviku jaoks, maailmavaate jaoks. Enne kui ma siis põhjalikult alustan lahtirääkimist, täna ma näitan teile taustaks Mehhiko ilusaid loodusvärve, osad on Costa Ricalt tehtud, nii et nautige neid värve, see on omasoodu värviteraapia. Ja nüüd ma alustan siis, et sissejuhatus oli see, et meid on pandud infosulgu ja me peame järgima täpselt seda, mida siis nii-öelda Euroopa Liidu poliitika, Ameerika Ühendriikide poliitika meile ette toidab ja söödab. Ja põhimõtteliselt ma siis puudutaks seda sõda, mida ma nimetaks tsivilisatsioonide kokkupõrkeks. Te inimesed ilmselt olete varasemalt lugenud sellistest asjadest, et tulevikus tuleb tsivilisatsioonide kokkupõrge. Ja täna me näemegi seda, et tegelikult see ei ole Ukraina-Vene sõda, vaid see on USA ja Venemaa vaheline sõda, kus instrumendiks on NATO. Te teate väga hästi, missugused on USA ja NATO sõjategevused olnud viimase 20-30 aasta jooksul, kui paljudes riikides nad on sisse tunginud, kui paljudes riikides, kus nad läbi on käinud oma sõdurisapa jäljega, on sõda taga olnud, on purustused, pommitamised, tapmised ja see kõik on humanitaarsetel kaalutlustel tsivilisatsiooni hüvanguks. Neile on see lubatud. Aga mis siis juhtus? Juhtus see, et 24. veebruar sellel aastal hakkas äkitselt Venemaa pommitama Ukrainat, mitte keegi ei uskunud seda. Mina pakkusin välja 28. veebruar sõja alguseks. Ja paljud inimesed ei tea, et mis sellele eelneski see, et tegelikult Venemaa ütles väga selgelt, et olge nüüd head natokad ja kerige tagasi oma 1997. aasta piiridesse
ehk siis sinna, kus te olite seal kusagil Ida-Euroopas, seal kusagil Saksamaa piirimaadel. Ja me tahame puhvertsooni ilma igasuguse ohuta ümber Venemaa, alates siis Balti riikides kuni teiste Ida-Euroopa riikideni välja. Loomulikult seda võeti kui mingisugust Venemaa ähvardust kohe ja see oligi otsene ähvardus, sest nad ütlesid, me viime selle ellu ja me suitsetame, kütame teid välja enda riigi piiride ümbrusest. Ja vahemärkuseks ma toon nagu paralleeli, et kas te nagu kujutaksite ette, kui Ameerika Ühendriikide, väike müra tekkis mul taustaks, kui Ameerika Ühendriikide piirid ümber siis Kanadas, Mehhikos, kus iganes koonduksid mingisugused näiteks Iraani, Iraagi, Hiina väed. Mis te arvate, mis juhtuks Ameerika Ühendriikide poliitikas, sõjategevuses, sõjalistes sammudes? No kujutage paralleeli, tõmmake ette. Ja nüüd vaadake maakaarti siis 1997, kus oli NATO, kes NATO riikidega ühinesid, kaasa arvatud Eesti. Miks Eestil algasid probleemid koheselt, kui Euroopa Liiduga ühineti, kui NATOga ühineti, sest Eesti astus nii-öelda suurde sõjamasinasse, sõjakatlasse. Algasid missioonid, eestlaste missioonid igal pool Afganistanis, Iraagis, ma ei tea, kus iganes, Malis, kus prantslased vist sees tulid välja nüüd. Et ühesõnaga Eesti valis uuesti demilitariseerimise asemel siis sõjalise tee. Ja nagu ma korduvalt olen öelnud, kes sõda otsib, see sõja saab, see on 101% raudne reegel. Ütlen ka kohe etteruttavalt ära, et Eestis on tulemas konflikt siis nii-öelda Venemaa või ehk siis Eesti saab olema osaliseks tsivilisatsioonide kokkupõrkes ehk siis Venemaa ja läänemaailma vahelises konfliktis. See on aja küsimus vaid. Ja mida ma olen siis märganud, et Ukraina, kes on olnud siis läbi aegade üks kõige suurem korruptiivsem riik maailmas. Ta on selline hea saak olnud ameeriklastele, kaasa arvatud need ilusad maad, teraviljad, maavarad, kõik mis iganes. Ja uskumatu, praegu kõnnivad minust mööda mingisugused relvastatud mehed. Ma mõtlesin, tulevad mind haarama kinni, aga läksid mööda, ma istun praegust autos. Rooli taga räägin seda juttu peale. Jah, ega ei tea kunagi siin, kes kus mida jälle mõtleb või planeerib teha. Aga see selleks, et situatsioon oli päris huvitav. Ja ma tahtsingi öelda seda, et Ukraina on olnud väga hea saak Ameerika Ühendriikidele peale NSV Liidu lagunemist, kusjuures ma siin ühes oma Telegram grupis ütlesin ka välja sellise klausli, et oli siis see nii-öelda NSV Liidu hukkumine vahetult enne seda ütles üks KGB kindral välja, et läänele on ainult ühte asja Venemaalt vaja. Ja see üks asi oli see, et Venemaad ei oleks. Nüüd me siis teame ka seda, et Venemaa lagundamine või selle NSV Liidu lagundamine oli siis seotud suurte altkäemaksudega Gorbatšovile. Gorbatšov, kui suri, siis kas enne ise ka avalikustas, sest tal oli see südamevalu väga suur, sest tema naine ei suutnud seda välja kannatada, seda suurt altkäemaksu. Naine suri tal varem. Gorbatšov, nii-öelda vanakala, elas oma rahahunniku sees, siis ta sai miljoneid dollareid NSV Liidu lagundamise eest ja ta põhjendas seda sellega, et ma tahtsin NSV Liitu koos hoida, aga mitte keegi ei tulnud sellega kaasa, mitte keegi ei aidanud ja kõik olid passiivsed ja siis öeldaksegi, et Venemaal võttis siis 30 aastat nüüd aega, et aru saada, et tegelikult läänemaailm on vastane, tegelikult läänemaailm on plaaninud siis Venemaa hukku juba tsaaririigi aegadest. Revolutsioon 1917 ei olnud mitte mingi
Lenini korraldatud, muide Lenin oli Uljanov muudeti Leniniks, nagu ma ei tea, Putiniks või Staliniks, et sellised ilusad nimed, Lenin, Putin, Stalin. Ja revolutsioon oli tegelikult massoonide revolutsioon Venemaa nii-öelda siis kullavarude äraröövimiseks, mis ka tehti. Kas Tsaari perekond tapeti või tapetud, see jääb siis saladusloori alla. Ilmselt keegi teab seda täpselt. Kusagil on kindlasti ka need arhiivid. Võimalik, et ei tapetud, võimalik oli see kõik näitemäng, sest näitemängu massoonid armastavad teha. Ja sealt alates siis on tegelikult see konflikt olnud nüüd juba sisuliselt terve sajand. Ja nüüd ühtäkki, kui Venemaa ärkas ja tärkas, kuidas Venemaal tekkisid kõik need patriootlikud tunded, patriootlikud siis nii-öelda sammud, mis on tõesti kadestusväärsed, et miks Eestis nii ei ole. Ja kusjuures see Gorbatšovi paralleel on ka Eestile väga õpetlik, et mitte keegi Eestis ei kuula, kõik jooksevad siis nii-öelda globalistide USA, Euroopa, Brüsseli, Inglismaa, massoonide tuules, rahadega on kõik kinni makstud, elu on ilus, kõik on hea, aga jällegi keegi viitsi nagu suuremas plaanis mõelda, et Eesti Vabariiki siis säilitada kui sellist unikaalset iseseisvat riiki, rahvusriiki. Kõik teavad väga hästi, et globalistide eesmärk on uue maailmakorra taustal hukutada rahvusriigid. Eestist ei jää järgi mitte mingisugust Eestit enam. Mulle alati meeldib juba öelda, et tegu on Ukrooniaga, sellepärast, et arvestage sellega, sest sõda siis USA Venemaa vahel, see kestab väga pikki aastaid veel. See on siis nii-öelda siis ida ja lääne konflikt. Ida poole pealt kaasatakse kõik need moslemi nii-öelda sõjardid on ühinenud siis Venemaa, Tšetšeenia ja moslemite kogukonnad siis sõjaliselt lääne vastu võitlemiseks, sest nad ütlevad väga otseselt välja, et tegu on satanismiga. Lääne maailm on olnud sõjardid juba viikingite aegadest saati. Küsiti, et kuidas, ma ei tea, mille üle näiteks seal kuskil Saaremaal ka viikingite üle uhkust tuntakse. Viikingid olid ju röövlid, mereröövlid, laeva nägid, läksid laeva peale, röövisid, tapsid, varastasid, laadisid, purjetasid maa peale tagasi, tassisid röövitud kauba maale ja vot see on see viikingite Euroopa, siis nii-öelda Islandi ja kõik sealt tagant Norra, Põhjamaade nii-öelda geneetika, kes tegelikult on harjunud sõdu pidama, röövima, tapma ja nüüd on väga hea näidata, et venelane ka röövib, tapab, vägistab, mis iganes. Aga vaadake kõigepealt iseenda tegudele näkku. Kunagi ma avaldasin üldinfo, otsige jälle Lõustaraamatust, kui palju on britid ja ameeriklased sõdu pidanud viimase 2 sajandi jooksul. Neid sõdu oli vist üle 300, kui ma ei eksi. Ja mis te siis arvate, et NATO ongi siis kaitseorganisatsioon mingi punkt 5, punkt 6, punkt 25. Ei inimesed, NATO on osalenud väga suurtes sõjalistes operatsioonides koos USA-ga. See on de facto, NATO on ründeorganisatsioon ja Venemaa tajus seda ära, siis ütleme, et 30 aastat võttiski neil aega. Ja sellepärast tekkis suur konflikt lääne ja ida vahel, ehk siis Venemaa ja läänemaailma USA vahel. Ja mulle oli siiamaani nagu aru saamatu, et kas siis Putin mängib mängu koos globalistidega koos või on ta tõesti pööranud selja. Ja tulebki nüüd niimoodi välja, et see võib olla tegelikult üks osa sellest suurest plaanist, mis ilmselt ka on. Ja puudutab see siis seda kuldset miljardit, inimkonna hävitamine, utiliseerimine, nagu ma olen juba rääkinud 2 aastat järgi mööda, aga tegelikult ikkagi maailm jaguneb siis nii-öelda multipolaarseks ühenduseks, kus siis jääb ida pool, jääb lääne pool, võib-olla Aasia pool, ma ei tea täpselt, kuidas see kõik välja hakkab nägema, aga
fakt on see, et Venemaal ei ole läänega enam mitte kunagi, vähemalt võib-olla 100, 200, 300 aastat, mitte mingisugust pistmist. Nüüd on mõlemate eesmärk mõlemad hävitada. Praegus käib siis see hävitustöö igasuguste relvade katsetusega Ukraina pinnal. Meeletud kogused, mis läbi Poola veetakse Ukrainasse relvi. Venemaal on väga raske. Nad läksid nii-öelda kurge kirvega lööma. Aga jällegi luureandmed olid valed. 5. kolonn, kes Venemaal sees töötas, ilmselt andis väga valet infot. Kõik need Ameerika väljaõppelaagrid, NATO väljaõppelaagrid, need olid väga professionaalselt tehtud, ette valmistatud ja tänu sellele on see konflikt täna selline, nagu ta on. Kuid nende relvade sisseveol ei ole absoluutselt mitte mingisugust piiri. Ameerika eraldab miljardeid, Euroopa eraldab miljardeid, eraldatakse ka miljardeid rahvaränneteks ehk siis inimeste sissetoomiseks ka Eestisse, Ukrainast. Tulevad uued ja uued põgenikelained veel, sellepärast konflikt on alles algusfaasis. Mitte keegi ei ole kuulutanud välja sõda, Venemaa ei ole kuulutanud välja sõjaolukorda, Ukraina ei ole kuulutanud välja sõjaolukorda, käib mäng uue maailmakorra loomiseks. Ja selle taustal ma ütlen ka seda ära, et ärge lootkegi, et Mehhiko õlleviirus on kuhugile kadunud. Schwabi onu, Gates, Rockefellerid, need töötavad omasoodu, oma projekti kallal. Sellest praegu mitte midagi ei räägita, sest nagu ma täna postitasin ka, huvitaval kombel oli USA luure andmed kõik koostatud enne 24. veebruari siis sellisele mütoloogiale, et 2022. aastal ehk siis sellel aastal hakkab maailma mõjutama Mehhiko õlleviiruse edasi arenev nii-öelda probleem, aga nad väga eksisid, sest esimeses Putini raketist Ukraina vastu haitus Mehhiko õlleviirus nagu võluväel. Seda ei ole täna siin, ei ole seal, ei ole mitte kusagil. Kuigi kuskil mingid infonupukesed on, Austraaliast tulevad praegust uudised, seal juba algatatakse uuesti kõik see asi. Aga mida ma tahan siis lõppude lõpuks öelda seda, et tegelikult selle sõja korraldajad on siis USA, Inglismaa, nüüd siis ka Prantsusmaa, Mehhiko õlleviiruse taustal seda mängu enam mängida nagu ei saanud või siis lähtuti täpselt sellest ettekirjutust, mis ka kunagi sai avaldatud, kus oli punkti pealt nagu lauluraamatus, et mida riigid tegema peavad, et saavutada uus maailmakord. Ja mis on kõige huvitavam, et ka see info, mis puudutab neid Ukraina biolaboreid, see on de facto kinnitatud Ameerika seal, ma ei tea, mingi kongressmeni või kellegi abilise või kelle poolt see oli, vande all. Dokumentaalselt on need kinnitatud 200 miljonit eraldas USA nende biolaboritele Ukrainas. 2 biolaborit on Venemaa poolt hõivatud. On veel tulnud välja informatsioon, et Mariupolis olid salajased piinamisvanglad, kus inimesi hoiti nagu raamatud riiulil püsti asendis pikki tunde päevi. Selle vangla nimi oli Biblioteka ehk raamatukogu. Mariupoli lennuvälja vasakus tiivas, uurige ise, leiate selle informatsiooni, läänemaailm sellest vaikib ja ÜRO resolutsioon, mis taheti siis nüüd vastu võtta nende biolaborite rahvusvaheliseks uurimiseks, tõugati tagasitõukajad olid USA, Inglismaa, Prantsusmaa, 9 riiki olid neutraalsed, Hiina toetas. Ei lasta uurida. Mille pärast ei lasta uurida? No vaadake, kas Eestis lastakse mingisuguseid asju uurida või pandakse kalevi alla. See on globalistide käitumismudel, käitumismuster, nii et siin ei ole ka mitte midagi huvitavat. Ja tegelikult ma võiks rääkida tund aega praegust järgi mööda, mida ma olen avastanud, mida ma olen välja uurinud. Kuid ma tahan teile kokkuvõtlikult öelda, sest mul hakkab aeg otsa saama. Sõda alles algab, see on väga pikaldane konflikt, see võib kesta kuni võib-olla isegi 10 aastat. Kuna ta Baltikumi jõuab, vaatame sündmusi, mis toimuvad Valgevenes, Suwalki koridoris leedukatega, kusjuures leedukad ja eestlased kaitseinstituutidest ütlesid välja, et Ukraina saame NATOsse ainult ühel juhul, kui Venemaa paneb räpase tuumapommi. Vaatame siis, kas see räpane tuumapomm tuleb nüüd lähiajal, keda siis süüdistatakse ja kui see räpane tuumapomm tuleb, siis on selge, kelle stsenaarium see on.
kas siis kokkumäng või mitte kokkumäng. Võib-olla ongi vaja Ukrainat NATOsse, et kiiremini algaks NATO ja Venemaa vaheline otsene konflikt, et Euroopas sõtta tõmmata, sest arvestage ka sellega, Venemaa ootab väga suure huviga, et kuidas saaks hakata lammutama Poolat, kõiki neid Tšehhid, Saksamaad, kes praegu relvi tarnivad. Seda sõda on kõikidele vaja, sest sotid on vaja selgeks teha ja maailm on vaja ära jagada, sest vastasel juhul jääbki kõik vinduma ja vastasel juhul, nagu öeldakse, et ei ole ju nagu tolku, et asi tuleb ära lahendada, ükskõik, mis probleemid on sul isiklikud probleemid, tuleb ära lahendada, on sul muud probleemid, on riikidevahelised probleemid, sõjalised probleemid, madin tuleb maha pidada ja selleks praegu valmistutakse. Prantsusmaa ütles ka eile välja, et nad võtavad vastu kohe uue sõjalise doktriini, millega valmistuvad sõjaks. Nii et valmistuge inimesed selleks ja mõelge, et kui see päev X tuleb, kui hakkavad lendama kusagilt poolt esimesed raketid, siis niikuinii õiglust, tõde, õigust te kuulda ei saa, sest nagu te näete, raketid lendavad praegust Ukrainas, lendasid seal nende tuumajaamad ümber, üks pool süüdistas ühte, teine teist, pannakse räpane pomm, üks süüdistab ühte, teine teist, lendavad raketid Eestisse, üks süüdistab ühte, teine teist, kõik võivad näpuga näidata, et sina tegid ja siga ka ei söö, kes seda tegi lõpuks, aga konflikt laieneb ja konflikt laieneb siis Venemaa välja öeldud positsioonis selles mõttes, et need 1997. aasta piirid peavad tagasi saama sellisteks puhvertsoonideks. Ei ole probleemi Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, kõik, aga viige kõik need väed välja, sest see suur karu ei taha, et mingisugused britid, ameeriklased ülbitsevad nende piirid ümber ja see ongi selle konflikti põhjus, miks on see nüüd nii tuliseks, veriseks läinud. Ja nagu ma algul ütlesin, põhjus seisneb juba selles revolutsioonis, kus siis taheti Venemaad hävitada ja te küsite, et miks siis Venemaad tahetakse hävitada, et kas tõesti Venemaa rahvas on siis nii halb, kuri ja terror ja barbar ja kõik. Ei, Venemaa on kõige suurem maavarade nii-öelda viljasalv ja kõige suuremad mineraalid, vased, metallid, muldmetallid, väärismetallid, metsad, kõik Siberi alad, mis te arvate, kellele neid vaja on? Loomulikult on vaja massoonidele neid. Ja sellepärast on ka Venemaal konflikt, sisekonflikt nendest aegadest, kui alates 91. aastast erastati kõik need igasugused niklekaevandused ja kõik need Hodorkovski vangistamised ja et ei ole asjad seal ka nii nagu on, aga kuna Venemaal on kasvanud patriotism ja nad saavad aru, et Isamaa eest tuleb võidelda, muidu Isamaa ei jää püsima, sest massoonid, globalistid, USA, britid, MI6, USA luured, igasugused CIA-d, mis iganes, nende eesmärk on Venemaa hävitamine ja see sõda sai nüüd lõpuks alguse. Sellel sõjal on väga pikaldane iseloom, mis läheb üle siis veealuseks sõjaks, kosmiliseks sõjaks. Vaadake, lugege neid dokumente, mida ma olen avaldanud. Hiina uurib veel võimalusi inimajuga manipuleerida. Ilmselt nad kõik uurivad. See läheb üle geneetikasõjaks, geneetika muundamisele. Nii et ei oota inimkonda ees sugugi kerged ajad, sest ma ei tea, kuidas kõik on nii manipuleeritavad või kuidas kõik on nii-öelda kummardavad, kui kandikul pandakse siis rahakott laua peale, siis tehakse seda kõike, mida iganes nõutakse ja Eesti on pikaldaselt seda teinud, nüüd tulevad jälle uued miljardi abipaketid, nii et mitte mingisugust lootust ei ole absoluutselt, nagu ma olen öelnud ka, et ükskõik, kes ka poliitikas siis nii-öelda valimised, kõik need uued näod ja kõik,
Nii kaua, kui globaliste kummardatakse, nii kaua, kui globalistidega koostööd tehakse, nii kaua mitte midagi Eestis ei muutu ja me läheme täpselt seda sama kuristiku teed, kuhu praegu sammub Euroopa, ehk siis sõjateed ja Euroopa saab omale sõja ja saame ka meie omale sõja. Kõik on vaid aja küsimus. Ma ei taha kedagi hirmutada, ma tahan lihtsalt teile öelda, et valmistuge selleks. Nii nagu ma 2 aastat rääkisin, et Ukrainas tuleb sõda, nüüd ma räägin laiemas mastaabis seda. Me ei tea, kui kiiresti see eskaleerub, kas ta läheb tuumasõjaks. Kui läheb tuumasõjaks, siis ellujäämisšansse palju maailmas ei ole. Kui vaadata siis globaalset maailmakaarti, tuleb pikk tuumatalv, võib-olla jah, kusagil seal, ma ei tea, Lõuna-Aafrikas või kusagil Argentiinas, Patagoonias, mis iganes, aga kogu maailma nii-öelda keskmine vöönd, see saab tuumakatastroofi osaliseks. Loodame, et nii kaugel asi ei lähe, ma isiklikult ka loodan, sest nendel sõjarditel, hulludel on ju kõik omal pered, lapsed, kõik on olemas. Aga ärge unustage ühte asja, et kus on sõda, seal on ka valge pulber. Vietnami sõjast on kõik ameeriklased, kes tagasi tulnud, on olnud pulbrisõltlased, narkomaanid, need on ravitud. Ja ma arvan, et ka Ukraina sõjas on väga palju kasutusel pulber, mis annab siis energiat, annab seda hullust. Sest millegipärast mulle tundub, et see Ukraina rohelises T-särgis mees, kes väga palju esineb, see kogu aeg teeb ninaga nii. Mis tal seal ninas on huvitav, et kas nohu on kogu aeg või midagi on, aga vaadake klippe ja ma arvan niimoodi, et just selliste ainete mõju all ei ole neil enam mitte mingit vahet, mida nad teevad, kas nad vajutavad tuumanupule või vajutavad punasele, sinisele, kollasele nupule, et kõik võib juhtuda. Ja sellega ma täna lõpetan, olge tugevad, vaprad, sööge palju vitamiine, tehke sporti, eelkõige mõelge kainelt, ärge laske ennast hullutada soppa solgimeedial, kes on globalistide poolt kinni makstud. Kõik, mis sealt tuleb, on suur kaka, haisev selline ja olete näinud nüüd isegi viimaste nädalate jooksul, kuidas süvariik töötab, kuidas mätsitakse kinni igasugused sellised asjad, mis peaksid väga rangelt karistatud olema teatud isikute puhul, kuidas see mehhanism töötab, kes on sellesse kaasatud ja tehke sellest kõik omad järeldused. Nii et ütlen veel kord, olge vaprad, tugevad, võidelge, sest mitte keegi teid ei kaitse. Ühel hetkel peate kõik ise ennast kaitsma hakkama ja see oligi täna minu selline sõnum, mõttekäik. Otse loomulikult see oli rääkimine iseendaga, seinaga, taevaga, kosmose, galaktikaga, aga saab ta jällegi Fonoteki, Kartoteki, aitäh, kes lõpuni kuulasid ja kuuleme jällegi õige aega. Ilusat päeva!